Tänases personalide nipinurgas räägime uue töötaja sisseelamisest. Esiteks on oluline tutvustada uut töötajat kõikide kolleegidega ja ülemustega. Miks see on oluline? Me peame tekitama selles uues töötajas tunde, et ta on teretulnud. Teine, see vähendab uues töötajas hirme suhelda oma kolleegidega. Teine oluline samm on määrata talle mentor ehk vanem kolleeg, kellega ta saab igapäevaselt suhelda oma töö spetsiifikast. Kolmandaks on oluline kirjutada valmis sisseelamisprogramm, mis peale tema tööspetsiifika peaks sisaldama ka ettevõtte struktuuri, ettevõtte eesmärki ja sidusvaldkondade tööd. Mida mõeldakse sidusvaldkondade all? Ehk näiteks, kui tuleb müügiosakonda uus töötaja, siis on hea, kui ta teab, mis toimub ostuosakonnas. Miks see on oluline? See parandab ettevõtte sisest kommunikatsiooni. See oli tänane nipinurk, aitäh vaatamast!